Tere, mina olen Aet Kiisla ja tutvustan teile oma ainet riigi- ja ühiskonnakorraldus. Selles aines ma lähtun väga palju põhimõttest, mis ma peangi oluliseks kõikide ainete puhul. See on see, et igaks asjaks peab olema põhjus. Eesmärk ja vahend ei tohi omavahel segi minna. Nii et kõik need vahendid, mida ma aines kasutan, on kuidagi sisuliselt põhjendatud. Näiteks ma kasutan siin kodutööd ja juhtumi analüüsi selleks, et üliõpilased saaksid rohkem omavahel koostööd harjutada. See on läbi semestri toimuv rühmas töötamine ja nõuab sellist analüüsioskuse arendamist ja loomulikult siis rühmas. Nüüd teine asi, mida ma teen, on test valikvastustega. See on väga sageli õppejõudude poolt alahinnatud, aga samas ta annab siiski hea võimaluse tervikust ülevaate saamist kontrollida nii õppejõul kui ka üliõpilasel endal. Ja natukene õppejõu vaeva vähendamiseks on see ka kasulik. Et kõiki töid ei pea võib-olla ise näpuga järge ajades kontrollima. Mingid asju on võimalik testi vormis kontrollida. Ja siis on veel vabatahtlik lisaülesanne, mille eest on võimalik saada punkte, aga see ei ole aine läbimise jaoks kohustuslik. Nii et selline väike valikuvabadus, et üliõpilased mõtleksid, et kuidas ma õpin, mida ma tahan sellest ainest, natukene mõtestaksid just seda õppimist, et kuidas mina õpin. Nüüd, võib-olla keskne asi selles aines on podcastid, mis on audiointervjuud oma ala ekspertidega. Ja neid intervjuusid ma kasutan loengu asemel. Kuna need on tehtud nii huvitavate inimestega, siis üliõpilased kuulavad neid podcaste päris hea meelega ja kindlasti suurema hea meelega, kui see oleks lihtsalt mingisuguse õppematerjali läbilugemine. Nüüd neid podcaste me arutame edasi seminari ülesannetes, nii et need ei ole ka lihtsalt, et kuulamise pärast ja siis ongi kõik. Et me ikkagi arutame neid seminarides edasi. Siis ma soovin veel märkida, et siin aines on kasutamisel sõnastik. Loomulikult ma ei ole pidanud seda sõnastikku ise koostama, vaid ma kasutasin olemasolevat sõnastikku ja see on väga lahe, sellepärast et see tekitab võimaluse lihtsalt ka isegi mingeid mõisteid kahes keeles ära õppida või kiiresti meelde tuletada. See on täiesti juhuslikult on esile toodud sõna vabatahtlik ja kui ma sellele klikin, siis on kahes keeles see selgitus. Nii et Narva kolledž asub Narvas, kus kasutusel on mitu keelt ja seetõttu on selline kakskeelne sõnastik erakordselt kasutajasõbralik. Siis üks asi veel. Sissejuhatusainesse ma olen teinud niimoodi, et üliõpilased ise tutvuvad ainekavaga ja mina ainult suunan neid küsimustega, mis toetab paremat mõistmist, et miks me midagi teeme. See mõistmine, miks ma midagi teen, milleks üks või teine ülesanne kõige parem on minu arvates erakordselt väärtuslik. See on selline oskus lõpuks lihtsalt mõtestada oma õppimist ja mõtestada, et mida ma ühe või teise ülesandega arendan. Ja üldiselt ongi sellised üksteist toetavad tegevused. Kodutööl annan loomulikult põhjalikku tagasisidet ja tänu sellele põhjalikule tagasisidele, mida mina annan üliõpilastele, annavad ka nemad mulle tagasisidet ja tänu üliõpilaste antud tagasisidele ma olen väga palju saanud seda ainet arendada. Nii et käsi peseb kätt, andke ise tagasisidet, siis saate ka vastu väga kasulikku ja sisukat tagasisidet.